Head Keskhomiku kuulajad ja vaatajad YouTube'is. Tere hommikust ja täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja mina saatejuhina Janek Mägi. Ja loomulikult alustame kohe Tallinnast, sest Tallinna linnavalitsus on eelarve saatnud volikokku ja hakkab seda nüüd kohe menetlema. No uudistes oli väga selgelt öeldud, et Tallinna haigla projekteerimine läheb vähemalt pausile. Mida see siis tegelikult tähendab? Ma tean, et sa oled, Mihhail, kogu aeg olnud Tallinna haiglat, no ma ütleks tuline pooldaja, nüüd nagu haiglat ei tulegi. No alustame sellest, et Tallinna haiglat on vaja. Tegelikult nii Lääne-Tallinna kui ka Ida-Tallinna kui ka lastehaigla hooned on amortiseerunud ja lähiaastadel tuleb igal juhul midagi teha. Kas on uue hoone ehitamine, ehk siis suur haigla, või siis kõik need eraldi hooned tuleb renoveerida. Mõni hoone puhul ei ole seal midagi renoveerida, tuleb lihtsalt maha võtta ja uus ehitada. See on reaalsus. Räägime ta sellest, et meditsiinitehnoloogiate puhul ei ole võimalik uusi seadmeid osta ja rakendada juhul, kui ei ole selleks ruumid kaasaegsel viisil ette valmistatud. Ehk siis selleks, et meditsiin areneks, on vaja ka uusi ruume, et see ei ole lihtsalt betoon. Ja sellepärast me oleme selle teemaga tegelenud nii palju aastaid, sest see oli selge vajadus ja seda oli teada juba päris ammu. Ja siis, kui Keskerakonna linnavalitsus sellega tegeles, meil oli ka väga selge plaan ja oli ka välja arvutatud eelarve. Ehk siis osa finantseerimisest pidi tulema Euroopa fondidest, osa linna eelarvest ja oli selline lootus, et riik veel täiendavalt ka toetab. Käis projekteerimise protsess ja paralleelselt oli ka Euroopa Komisjoniga kokku lepitud, et haigla ehitamiseks eraldatakse umbes 300 miljonit. Ja linnaeelarvest umbes sama palju ja siis oli selline lootus, et riik võiks veel täiendavalt eraldada 200 miljonit või loobuda käibemaksu saamisest, mis oleks umbes sama summa. Ehk siis projekti üldeelarve oli umbes 700-800 miljonit. Tol ajal see oli absoluutne reaalne projekt. Nüüd, mis juhtus, kui sina mäletad, et mingi hetk Reformierakond oli valitsuses nii, et sai kõiki otsuseid ise vastu võtta, et Keskerakond oli välja visatud valitsusest ja teine koalitsioon ei olnud veel moodustatud ja selle lühikese perioodi jooksul Reformierakond hakkas väga kiiresti otsustama. Ja üheks otsuseks oli ka see, et loobuda Euroopa liidu toetusest, mis oli mõeldud just Tallinna haigla ehitamiseks. Ja sellest ajast see projekt oli juba suure küsimärgi all. Nüüd, mis juhtus praegu? Täna on selge, et Tallinna haigla üldmaksmus ei ole enam 700-800 miljonit, see on vähemalt miljard tõenäoliselt selleks ajaks, kui me jõuaksime nii kaugele, et saaks ka ehitada, see number oleks juba palju suurem. Aga täna ei ole ühtegi signaali ja mingit lootust, et kuskilt see raha tuleb. Jah, Euroopa raha avaneb ja käesoleva aasta jooksul riik peab otsustama, kuhu uued ressursid, Euroopa ressursid suunata, aga me juba praegu teame, valitsuse poolt on antud selge signaal, et Tallinna haigla kindlasti ei ole
see koht, kuhu raha suunatakse. Ehk siis sealt raha ei tule. Ja selge on see, et valitsus riigieelarvest raha ei eralda ka. Ja siis tekib küsimus, et kui on selle haigla eelarve miljard, kust see raha tuleb? Maksumaksja tasku, see saab olla ainukene ja kui sealt ei tule, siis ei olegi raha. Ja kust raha tuleb eelarvest. Seina seest. Ja maksumaksja maksab. Et no reaalsus on see, et miljard ei ole reaalne summa. Ja loomulikult me loodame, et juba aasta pärast meil on uus valitsus, aga kahjuks selleks aastaks, ehk siis järgmiseks aastaks on Euroopa finantseerimise ressursi jagamine on juba otsustatud. Räägime sellest, et riigieelarve ei ole ka kõige paremas seisus, nagu me teame. Ehk siis on väga raske praegu ette kujutada, isegi teoreetiliselt, kus see raha hakkab tulema lähiaastatel. Ja mis siis toimub? See ei ole mingi uus teadmine. See oli päris selge pilt juba ka eelmisel aastal. Aga vaatamata sellele, sotside linnavalitsus ja lugupeetud endine linnapea Ossinovski 6 aega enne valimisi kirjutab alla projekteerimise lepingu. Loomulikult kaamerate ees. Ja sellest tehakse nagu suur uudis. No ma arvan, et ta tahtis hääli saada. Ja võetakse linnale kohustus 30 miljonit. 30 miljonit lihtsalt selleks, et kaamerate eest lepingu allkirjastada. Ja kas sel hetkel keegi ei teadnud, et raha ei ole? Loomulikult see oli absoluutselt selge pilt kõigile. Ja vaatamata sellele, see kohustus veel ükskord 6 aega enne valimisi linnale oli võetud. 30 miljonit, mis on tegelikult selge, peaaegu selgedena, et on joonistatud sahtlisse. No, üks asi on Tallinna haigla, aga kui sa vaatad kogu selle Eesti haiglavõrgu kaarti, meil on 2 põhilist keskust, üks on siis Tartus, teine Tallinnas ja siis meil on veel mõned natukene suuremad maakondlikud haiglad. Kas see poliitika, mida viimastel aastatel haiglavõrgu arendamisel on aetud, on see olnud mõistlik? Et kuidas sa seda näed? Mitte ainult nagu Tallinna vaadet, vaid kui sa vaatad kogu Eesti peale? No, siin räägitakse palju sellest, et betooni valamine ei ole mõistlik. Et raha on vajalik selleks, et piltlikult öeldes arendada sisu. Palgad arstidele ja uued tehnoloogiad. No, alustame sellest, et uued tehnoloogiad on võimalikud ainult siis, kui on kaasaegsed ruumid. Nii on. See on matemaatiline fakt, teismoodi ei ole võimalik. Ja tegelikult mitte ainult Tallinna haiglad või siis tänaseks uus suur kontsern Tallinna haigla, vaid ka PERH ja ülikooli kliinikum. Mõlemad vajavad investeeringuid. Ja see on veel üks nagu probleem. See ei ole ainult Tallinna haigla probleem. See on nii PERHi kui ka kliinikumi probleem. Ja kolmandaks, meie peamine probleem seisneb selles, et meil ei ole arste ja meil ei ole ka inimesi, keda ravida on, aga inimesed, kes pikemas perspektiivis hakkavad tervishoiusüsteemi ülal pidama, ehk siis maksumaksjad, need inimesi ei ole. Meil on teadaolevalt väga suur defitsiit tervisekassas ja mitte ainult sellepärast, et see asutus korraldab toredaid üritusi, vaid ka globaalsetel põhjustel. Ehk siis lihtsalt seda maksumaksja raha ei piisa selleks, et tervishoiusüsteemi ülal pidada. Ja see on globaalne probleem. Demograafia juurde kohe varsti tulema, aga see Tallinna eelarves oli kindlasti midagi huvitavat veel, et kui sa peaksid paar märksõna välja tooma,
mis nüüd muutub võrreldes eelmise linnavalitsuse tema prioriteetidega, et mis on need 3 niisugust võib-olla tähtsamat märksõna, mille sa lihtsalt välja tooksid ja need võivad olla ka mõned väiksed asjad, mis on väga olulised sinu meelest? No selged prioriteedid käesolevaks aastaks on sotsiaalvaldkond ja haridus. Ja sotsiaalvaldkond ja otsused, mis on võetud vastu, on ka otse seotud selle sama demograafia probleemiga. Et me oleme sellest rääkinud ja kindlasti räägime veel, aga selge on see, et üheks probleemiks on ebakindlus tuleviku ees. See on nii julgeoleku küsimus kui ka majandusküsimus. Ja olukorras, kui riik suudab väga vastuolulisi signaale anda väga lühikese perioodi jooksul, just majanduse osas ja toimetuleku stabiilsuse osas, selge on see, et see kriis, demograafiline kriis, kus me praegu oleme, on iseenesest mõistetav. Et kahjuks see on tagajärg. Ja loomulikult seda lähiajal väga kiiresti parandada ei ole võimalik, sest demograafia kriis on pikaajaline kriis alati ja globaalne kriis. Aga ja üks omavalitsus isegi nii suur nagu Tallinn seda lahendada ei suuda, aga leevendama me seda peame. Ja selleks on võetud ka meetmed, mis oleksid nii toimetuleku meetmed kui ka demograafia kriisi lahendamiseks mõeldud meetmed. Sünnitoetuse suurendamine alates käesolevast aastast 1000 eurot, kaksikud 3000 ja kui jumal annab, mulle meeldib seda rääkida, et 3 last ja rohkem, siis 10 000. Kooli alguse toetuse suurendamine, rannitsa toetuse suurendamine ja alates käesolevast aastast septembrikuust tasuta lasteaed Tallinna munitsipal... Lõpuks see ikkagi tuleb. Tallinna munitsipal lasteaedades. Ja loomulikult see osa eelarves, mis on mõeldud lastele ja peredele, ei ole ainuke prioriteet. Samamoodi ka pensionäride sünnipäeva toetuse suurendamine, aga ka toidupakkide süsteemi tagasitoomine. Ja tõepoolest, et praeguse koalitsiooni puhul, Keskerakonna puhul, sotsiaalvaldkond on prioriteediks. On prioriteediks ka haridusvaldkond, kui sa mäletad, me arutasime õpetajate palgatõusu teemad, samamoodi enne valimisi õpetajatele lubati palgatõusu, eelarvesse oli kodeeritud sisse vahendeid ainult 4 kuuks, selleks, et aasta lõpuni programmi ellu viia ja enne valimisi midagi näidata, aga käesolevast aastast see raha ei olnud ette nähtud juba. Ehk siis tegelikult, kui jätkaks sama koalitsioon, sotsid oleksid võimul, siis neid vahendeid enam ei oleks eelarves. Et loomulikult me ei saanud seda lubada ja tähendavalt 8 miljonit õpetajate palgatõusuks käesoleval aastal on eraldatud. Ja eraldi prioriteet on muidugi üleminek eestikeelsele haridusele ja selleks on samamoodi vahendid tähendavalt eraldatud. Mul on selline tunne, et ühiskonnas on päris selline vaimne depressioon. Äripäev tegi küsitluse arvamusliidrite hulgas ja esitas ka sellise küsimuse, et mida teha, et optimismi säilitada ja üldse midagi nagu kuidagi eluga edasi minna. Ma ei taha sulle vastu vaielda, aga ma toon ajaloost näite, et 80ndate lõpus toimus tõesti järsku demograafiline plahvatus kuudega. Ja see on just see positiivse emotsiooni tekkimine kogu ühiskonnas, võib-olla maailmas natukene laiemalt, aga see, millele sa viitasid, et see demograafiline kriis on, et tal on nagu
negatiivne mõju kogu ühiskonnale, et see on tegelikult väga tähtis. Sest kui me mõtleme, võib-olla inimesed ei analüüsi, et kui näiteks igal aastal sureb rohkem kui 7000 inimest, kui sünnib, siis ühel hetkel kõik need korterid tulevad turule, kinnisvara hinnad saavad väga suure surve, inimesed ei saa kauplustes enam, nad ei osta nii palju, tegelikult ei ole nendel müüjatel võimalik enam palka tõsta, õpetajaid meil polegi nii palju vaja, et selles mõttes, et võib-olla need on vaja poole vähem, tööpuudus tekib, et tegelikult see tänase Eesti säilitamine sellise demograafilise trendi juures on ikkagi väga keeruline. Mäletad, eelmisel aastal me oleme sellest päris mitu korda rääkinud, konstateerisime, et meil on antirekord. Ikkagi ei olnud, et nüüd on veel hullem. Ja ennustasime, et järgmisel aastal see probleem võib nagu süveneda. Et tegelikult demograafiline kriis on Eestis viimased 30 aastat. Et viimati koefitsient 2,1, mis on vajalik rahvastiku taastamiseks, oli Nõukogude ajal. Et 2,1 on reaalsus. Aga mida me praegu näeme, ja siis oli demograafiline langus kõik viimased 30 aastat, aga see ei olnud nii järsk, nagu me seda näeme viimased 3 aastat. Viimased 3 aastat see on järsk kukkumine ja mina väidan, et see on tingitud just praeguse valitsuse otsustega ja sõnumitega. Et see ebakindlus, mis on külvatud ühiskonnas, on külvatud eelkõige riigi poolt, valitsuse poolt. Need sõnumid, mis puudutab julgeolekut ja need sõnumid, mis puudutab majandust ja reaalne majandusseis. Vaata, tegelikult see oleks illusioon öelda, et demograafia sõltub ainult majandusest, muidu mitte. Ja see seos ei ole lineaarne, see ei ole nii, mida parem inimene elab, seda rohkem lapsi sünnib. See kahjuks ka nii ei ole. Et tihti vastupidi. Aga selge on see, et tänane tsivilisatsiooni areng on jõudnud nii kaugele, eriti läänemaailmas, et inimesed on väga individualistlikud ja nad ei soovi endale täiendavat koormust, täiendavat pinget ja kui nad saavad aru, et tulevik ei ole tagatud või tulevik on ebakindel, sest see mõjutab demograafiat igal juhul. See on reaalsus. Alati täna noorte seas, kui me küsime inimeste käest noorte seas, et nad ei näe väga tihti tuleviku perspektiivi. See on küsimus, kus elada, kus töötada, mis on perspektiivne sissetulek ja mis on riigi toetus. Sellel on nagu mõju. See ei ole ainuke tegur, aga sellel on väga suur mõju. Nad teemad võib väga pikalt arutada. Siin on küsimused, mis on seotud kultuuriga. Kindlasti suur mõju on meedial, sotsiaalmeedial. Kõik need sotsiaalvõrgud omavad suurt mõju ja lõppkokkuvõttes noored istuvad kodus, ei suhtle, ei kohtu ja tegelikult ja ei armasta. Ja see on kõige suurem probleem ja puuduvad sellised sotsiaalsed oskused. Sa lihtsalt ei tea, kuidas teiste inimestega suhelda. See on päris probleem. Et meie vanuse inimesed võib-olla ei saa aru, millest nagu me räägime. Mis teema on? Mis mõttes ei oska suhelda, mis mõttes ei suhtle oma vahel. Aga täna tsivilisatsioon on jõudnud nii kaugele, et see on päris probleem. Ehk siis probleem on palju laiem kui ainult majandusküsimus, aga kui majandusküsimus ei ole lahendatud, siis ka demograafia kriisi lahendada ei ole võimalik. Ja nüüd see sinu mõte on tegelikult ju väga õige ja isegi väga lihtne. Need asjad on omavahel nagu seotud. Kui ei ole lahendatud majandusprobleem
ei saa lahendada ka demograafia probleemi, aga kui demograafia probleem süveneb, siis majandusel ei ole absoluutselt mingit perspektiivi. Sest inimene on majanduse peamine ressurss. See on maksumaksja, see on tarbija, see on inimene, kellest sõltub pensionile väljamaksmine ja lõppkokkuvõttes, nagu sa ütlesid, isegi kui sul on tagatud mingi sissetulek, aga rahvaarv ei kasva, sa niikuinii selles ühiskonnas ei saa hakkama. Sealhulgas ka sellepärast, et seda kinnisvara, nagu sa ütlesid, tulevikus kellegile vaja ei ole. Ja kui sa arvad, et sul on ostetud veel üks korter või 2 korterit selleks, et tagada endale elu pensionieas, siis tegelikult demograafia kriisi puhul kellegile neid kortereid vaja ei ole. Et see on nagu mõte see, et Eestisse nagu polegi väga mõtet investeerida, sest investeerimise mõte on saada tulu. Kui kasvu ei ole, siis on kehvasti. Aga Riigikogus juhtus selline vahva lugu, et otsustati teatud tüüpi ettevõtteid hakata tulumaksust vabastama. Et mina muidugi oleksin vabastanud ööklubid, sest me siin enne saadet natukene rääkisime, et Tallinna kõige legendaarsem ööklubi Amigo on otsustanud uksed sulgeda. Inimesed enam omavahel õhtuti kokku ei saa, aga see, et... Ja kui nad ei saa õhtuti kokku, siis tõenäoliselt nad ei saa ka öösti kokku. Ja, täpselt, ja. Aga nüüd, ma isegi ei tahaks väga ilkuda, et kuidas selline viga läbi lasti. Justiitsminister Liisa Pakosta mainis, et tegelikult kõik seadused tuleks tehisaruga nii-öelda läbi lasta, et tehisaru siis hakkab kontrollima, et kuidas need, kas kõik punktid on nagu sees. Milleks siis on vaja meil ministreid, poliitikuid ja Riigikogu liikmeid? Massina tööle ja ongi korras. Aga sinna me liigume ka. No ma loodan, et mitte. Aga et inimesed ikka jäävad. Aga ma küsin, et kuidas saab selline asi üldse juhtuda? Et mis sinu arusaam, kuidas on võimalik, et selline tehniline praak, sest ma lugesin neid vabanduskirju, mis ministeeriumist tuli ja kes erinevad nagu seotud isikud seal avalikult vabandasid. Sellest mul on nagu natukene vähe kasu. Mulle tundub, et see on mingisugune selline praagitase, mis on erakordne. Sest ma mäletan, et kui ma olin minister, siis mulle öeldi, et vaata, et sa ei tee mitte midagi sellist, mis on sulle isiklikult kasulik. Ja kantsler Veiko Tali kohe, kui ma esimene päev majja sattusin, siis ta ütles mulle, et see on kõige olulisem asi. Ja siis hakkasid mõtlema, et mida ma üldse saaks ministrina teha. Ja ma ei saagi mitte midagi teha. Mulle isiklikult kasulik. Täpselt, sest seal oli 10 allkirja oli enne, eks ole, võib-olla 7-8, kõik osakonna juhatajad, kantslerid, kõik olid selle heaks kiitnud. Ja siis ma sain aru, et tegelikult, et ma olen nagu statist seal. Ma võib-olla nüüd natukene nagu liialdan, aga põhimõtteliselt ütleme see riigiaparaat, ma arvan, et selle 7 aastaga ei ole mitte midagi oluliselt muutunud, on ju selline ülim kontrollimasin. Ja kuidas sihuke praak ikkagi sai juhtuda? Ütle ära ausalt, et kuidas see on võimalik? Kas Tallinna linnavalitsus on ka, oleks ka selline asi võinud juhtuda? No loodetavasti praegu mitte. Viimased 1,5 aastat kahjuks küll, aga loodetavasti praegu mitte. Aga kui rääkida tõsiselt, siis kui mingi asi on üle kontrollitud ja piltlikult öeldes on vaja 20 allkirja, siis iga allkirja andi arvab, et küll see järgmine vaatab üle ja kontrollib üle ja kes siis lõplik vastutaja on, peaks olema siis minister, aga loomulikult minister iga eelnõuga detailselt tutvuda ei jõua, kuna ta arvab, et enne tema allkirja on veel 20 allkirjad ja küll kõik need 20 vaatasid üle. See võib-olla on natuke naljaga öeldud, aga tegelikult see probleem eksisteerib ka. Aga ma arvan, antud konkreetsel juhul peamine probleem ikkagi seisneb selles, et milleks sellist jama üldse vaja oli. Milleks sellist initsiatiivi üldse vaja oli. Et alandame kasiinude maksu. Et milleks? Keegi seda ei suudnud lahti seletada, kõik see
nagu jutt, et no tänu sellele siia tulevad kasiinod ja rohkem maksavad, no kõik see ei päde. Noh, selleks on tehtud analüüs, see kõik on tegelikult mingi muinasjutt, et ja no keegi ei saa aru, milleks seda üldse vaja oli sellist initsiatiivi. Ja nüüd nagu mis juhtub, et kui see maks on tühistatud, siis riik kaotab kuus umbes 3-4 miljonit. 2 vist oli, aga noh, vahet ei ole, suurusjärk on selline. Ja ma tuletan meelde, et siin hiljuti üks teine minister tuli initsiatiiviga, et maakondlikel liinidel pileti eest peavad maksma ka lapsed ja pensionärid. Ja sellega riik võidaks 3 miljonit aastas. Ehk siis sama palju, kui riik kaotab kuus, tänu sellele, et kasiinod ei maksa, riik soovib võtta laste ja pensionäride käes, et saada sama tulu, aga mitte kuus, vaid aastas. Et vot see on minu jaoks nagu väga nagu küüniline nagu lähenemine. Ja tegelikult ma täitsa usun, et no juhtub. No mõnikord saabki niimoodi öelda, et kumba sa nüüd mõtled, kas kasiinode maksustamist või siis seda bussipiletite teemat? Mõlemad. See isegi ei ole naljakas, et ma praegu räägin sellest, et tuli see nagu praak, et jah, tõepoolest kuskil oli tehtud nagu viga, näpukas ja niimoodi juhtus. Et noh, ma olen lugenud, et see oli meelega tehtud ja see oli selline poliitiline valik. Nojah, opositsioonierakonna esimehena ka mina võib-olla tahaks rääkida, et jaa, see oli meelega tehtud, aga ma arvan, et see ei olnud meelega tehtud. See oli tõepoolest viga ja inimlikult võiks ju seda aktsepteerida, et viga on tehtud, no parandame, noh midagi kaotame ka selle perioodi jooksul. Kui oleks nii, et tegelikult see sisu alguses peale oli suur viga ja selle suure vea puhul mina ei ole päris kindel, et see otsus ei olnud tehtud kellegi huvides. Et nüüd mingid kasiinod saavad nagu suurema tulu. Vot siin tõepoolest tekib küsimus, kellele seda vaja oli. Sest riigile kindlasti mitte, maksumaksjale, tavamaksumaksjale ehk siis Eesti inimestele kindlasti mitte, keegi sellest ei võida, riik kaotab, kellele seda vaja on. See on muidugi väga kurb, aga nad lubasid nüüd selle probleemi kuidagi ära parandada, lasta olla. Ma tuleks korra tagasi veel selle laste ja pensionäride, ma kasutaks sõna röövimise juurde. Sest ma tean, et nõukogude ajal oli ka, osad inimesed said tasuta, seal oli ka vist sõjaveteranid ja ma ei tea, kes seal kõik oli, ma ei mäleta seda aega nii täpselt, ma olin siis üsna noor sinna samamoodi, aga praegu mulle tundub, et ka oma laste pealt, et see on nagu emotsionaalselt väga halb muudatus. Et see ei ole küsimus, et et need pensionärid ei leiaks nüüd seda võimalust näiteks Alatskivilt Tartusse sõita, no küllap nad leiavad. Eks ole, sest ma oma lähiringi pensionäride pealt tean, et nad on nii kokkuhoidlikud, et neil jääb, mõnikord jääb võib-olla isegi raha üle, et ma ütlen, et elage vabamalt natukene, et ei pea seda kõike, ütleme, et nad on nii tublid inimesed, aga see on emotsionaalselt väga halb sõnum. Tegelikult see ei ole ainult emotsionaalselt halb sõnum. Teatud, väga paljud Eesti inimesed elavad nii, et iga sent on loetud. Et see päriselt on nii. Ja kui keskmiselt üks laps peaks kuus maksma 20 eurot, see on aastas 240 eurot. Ja kui peres on 2 last, aga kui on 3 last, ja vaata, mis on meie vaesuse tase Eestis.
tegelikult neljandik Eesti inimestest elavad vaesuses. Et see on sisuline probleem, et see on päriselt sisuline probleem. No, loodetavasti see ei lähe läbi. Aga see iseenesest sõnum, mida riik annab inimestele. Ja nüüd ma tulen tagasi selle sama demograafia probleemi juurde ja nende sõnumite juurde, mida riik on suutnud 2-3 aasta jooksul inimestele nagu anda, 3 aasta jooksul. Et see on see sama probleem, et üks minister istub, mõtleb, no loodetavasti mõtleb. Ei ole kindel, aga... ja siis mingi hetk tuleb välja selline uudis. Teate, mul selline mõte selleks, et parandada ühistranspordi kvaliteedi, selleks, et teha analüüsi, võtame laste ja pensionäride käest nagu raha. Ja siis loomulikult inimesed istuvad ja mõtlevad, ja inimesed kindlasti istuvad ja mõtlevad, aga mis on see nagu järgmine sõnum? Mis see järgmine initsiatiiv on? Ma võin sulle öelda. Et see, kas me vähendame veel peretoetusi, nagu see oli, et kõigepealt anname, siis võtame tagasi. Kas vaata see emapalga küsimus, mida viimasel ajal ka vähendati. Et inimesed ju planeerivad ette. Noh, me teame, et see on väga tõsine asi. Ja sealhulgas me peame nagu tunnistama, et meil on väga tublid naised, kellel võib olla nagu suur palk, millest nad ei taha nagu loobuda, nemad nagu planeerivad ette, et nad saavad ka suurema emapalka, kui nendel on suur palk ja nad töötasid hästi ja siis nad mingi 3 aastaks on tehtud eluplaan. Ja siis riik otsustab, et ei, nüüd on siin lagi, emapalk nii suur enam ei saa olla, ükskõik mida te olete endale nagu planeerinud ja otsustanud, see enam ei kehti ega ei tööta. Et noh, samamoodi majanduses, et kui riik ütleb, et tõstame käibemaksu 2%, ja siis tõstame veel 2%, siis ütleme, et ei võib-olla alandame 2%. No kuidas sa teed enda äriplaani? Kuidas sa planeerid suurt asja, kui riigi poolt tulevad sellised signaalid? Aga mul on selline tunne, et minister mõtles oma tulevaste töökoha peale. Sellepärast, et see mõtteviis on ju erasektori mõtteviis. Et sul on vaja raha teenida kuskilt, tõstame hindu, aga kui sa tahad hääli saada... Sa arvad, et pärast valimisi ministrist saab bussijuht või? Ma nii kriitiline... Saab koguda raha seal? Ma nii kriitiline ei ole, aga võib-olla ta saab mõne bussifirma juhiks. Et võib-olla ta leiab selles mõttes uue töö, aga ma arvan tegelikult, et see sõnum, kui nüüd korraks tõsiseks minna, see mõjus kindlasti väga paljudele valijatele ka nagu täiesti šokeerivalt. Et ma mõtlen nüüd näiteks pensionäride hulgas, et kust selline mõte saab vahetult enne valimisi üldse tulla. See oli nüüd minu selline iroonilis sarkastik märkas vahetult enne valimisi. Tegelikult peaks küsima, kust selline mõte üldse saab tulla? No... Vaata, siin on 2 nagu võimalust, et kas on päriselt tulnud kellegi peast või see on tehisintellekt. Ja ma arvan, et see on see viimane, aga tehisintellektist me täna rääkida ei jõua. Selle võtame järgmises või ülejärgmises saates ette. Tänases Keskkommikus on teemad räägitud ja stuudios oli Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, mina saatejuhina Janek Pegi. Kohtume taas nädala pärast.